Tere tulemast Puuduta mind saatesse. Me oleme väga erilises kohas täna. Oleme. Selle me ütleme välja saate lõpus, kus me täpsemalt oleme. Aga tere tulemast Pille Teearu. Et kas ma võin siis sinu pikk litaania nimesid, terapeut, nõustaja, koolitaja, raamatute autor. Kuidas sa ise ennast tituleerid? Ma arvan, et ma kõige rohkem olen ikkagi terapeut, nõustaja. Sest koolitusi ma olen teinud väga vähe ja see ei ole olnud nagu see, milles ma ennast väga tugevalt tunnen, et ikkagi terapeut, nõustaja ja ma olen kirjutanud ka paar raamatut, need on mul täna siin kaasas. Et ma võin neid pärast teile siis näidata, kuigi nad on nüüd juba läbi müüdud. Et see ei ole reklaam. Et see ei ole reklaam, et selles mõttes neid veel saab ilmselt raamatukogust lugeda. Aga millest mina tahaks rääkida on see, et mis mind nagu erutab. Mina ei ole kuulnud nõustamist selles valdkonnas nagu rajakõne. Ma ei saanudki isegi nagu aru. Jah, kui ma lugesin tausta läbi ja kõik see jõudis mulle kohale, aga ikkagi, et kus selline asi äkitselt, millest see alguse sai? Tegelikult see rajakõne, endale meeldib see pealkiri, sest et just sellepärast, et see kutsub nagu edasi lugema, et mis asi see tegelikult on. Ma olen mõned aastad, mingi ikka üle 10 aasta tagasi oli mul näiteks selline juhus, kus ma ka võtsin inimese, kes ei julenud minna ühest ruumi uksest sisse käe kõrvale, kõndisime läbi vanalinna, ta sai kooli mindud. Ta lõpetas oma mis on see täiskasvanute gümnaasiumi tänu sellele ära, et ta tuli minu juurde teraapia kabineti ukse taha, kuhu ta ka ei julenud sisse tulla. Siis me kõndisime sinna, ta läks sinna ja ta sai oma kooliga hakkama. Et see oli nagu mul esimene kogemus, ma arvan, see on 15 aastat tagasi. Aga nüüd ma nagu tajusin ise enda puhul, et üleüldse ma tahaks tegelikult, et see terapeut ei oleks nagu nii kauge inimeste jaoks. Et kabinetil ilus kuldne silt, terapeut Pille Teearu. Et mis see tegelikult inimesele annab? Lihtsalt, et tema on selle kuldse sildi taga. Tuleb kabineti uksest sisse, mul on kõik diplomeid täis, eks ju. Et tegelikult see võib ju hoopis inimesest, meil läheb tükk aega, et seda barjääri ületada. Aga nüüd, kui me läheksime koos, saame kusagil pargipingil, lepime kokku, kus me kokku saame, me kõnnime koos, me oleme temaga koos, siis juba see lähedus on kohe olemas. Me oleme juba võrdsed. Et see on nagu kõige esimene asi. Teine asi oli see, et mulle endale ei meeldi istuda ja oodata seal kabinetis klienti. See tundus nagu nii võõras, see ei ole loomulik. Et kui me tahame, et inimesed teeksid oma elu veel paremaks, et meil juhtub elus igasuguseid asju, me saame alati paremaks teha. Aga kui see terapeut on nagu nii kättesaamatu ja nii kuldse sildi taga, see ei tule temale ju rääkima neid asju. Nagu südamesse, siis sa mõtled. Et ma just märkasin seda, et kui tuli sealt kabineti uksest sisse, siis ta kõigepealt vaatab neid diplomeid ja asju, et mul läks tükk aega, et aeg on ju niivõrd väärtuslik, ta tuleb tunniks ajaks ja siis ta 15 minutit peab nagu kohanema selle ruumi ja kõige sellega, et aga inimesed vajavad väga, et me saaksime rääkida. Et meil oleks koht, kus me saaksime loomulikult suhelda. Ja kuna minu kabinetidega juhtus ka selliseid asju, et nad ei jäänud mul kuidagi püsima, et juhtus, et kellelgi oli rohkem seda vaja ja igasuguseid asju. Pidevalt nagu läksid ja läksid. Sa võid ju kodus vastu võtta, aga kodu ei ole nagu päris see. Jah, mul on mingid teraapia osad, mida ma kindlasti saan ainult teha ruumis. See on heliteraapia, eks ju, aga see on juba teine lugu. Aga selline individuaalne nõustamine, kus ma võtan selle inimese tõepoolest käe kõrvale ja ma kõnnin temaga koos, me ühtlustame selle rütmi juba. Metafoorkaardid, väga toredad asjad. Mis asjad need on? Need on sellised, näiteks kus on joonistatud lill peale, mis see sinu jaoks on, eks ju. Aga miks ma joonistan seda lille? Metsaalune on lilli täis. On mingi sillake, inimesel on näiteks ärevus. Me võime ju seda mängida, et mis siis juhtub, kui sa jätad oma ärevuse siia, me läheme üle silla ilma ärevuseta, et ära karda, ta jääb siia poole, me võtame ta pärast kaasa, kus sul vaja on.
Läheme üle silla, tuleme tagasi, inimene otsustab, kas ta läheb ärevusega edasi või ei lähe. Ehk siis see rajakõne on looduses jalutamine inimesega ja samal ajal teraapia tegemine. Jah, samal ajal mina olen see, kes toetab seda kõne, õpetab inimest märkama. Võib-olla alguses me alustame üldse keha asendi muutmisest, et kui ta on ikka õlad üleval ja on väga ebamugav, siis jälle, et kas me siis reguleerime, lõdvestume, juba sellega loome sideme. Sest see, mis tervendab tegelikult terapeudi ja kliendi vahel ongi see, kui meil on see side lood. See inimlik selline ühendus, et ei teki. Mulle väga meeldis, et sa ütlesid, et inimesed kuidagi lähevad seal kabinetis nagu, ma ei tea, võib öelda pingesse. Tekib mingi surve, on ju, ei suuda ennast hakata avama, nagu arsti juures oleks, on ju. Aga seal looduses on see loomulik side ja nüüd ma tahaks küsida, et kui oluline on selle rajakõne puhul just see liikumine ja see füüsiline pool, et kuidas see mõjutab teraapiat? Kabinetis me ju ei liigu, me istume. Aga kas sellel liikumisel on ka mingisugune teraapiline lisaefekt? Seal on hästi palju selliseid selle liikumise, miks see liikumine oluline on. Enamus kliente teeb tööd arvuti taga, ta istub päeval 8 tundi, 7-8 tundi ja see tuleb ja istub veel tunnikese minuga. Ja siis ma räägin talle, oi kui tähtis on liikumine. Siis ma räägin talle, aga me ei tee seda, eks ju. Parem ma võtan selle inimese, me juba teeme, ta saab juba selle liikumisega, ta saab juba selle värske liikumise pealt meie emotsioonid on palju lihtsamini avanevad. Ja siis, kui see terapeudi toetus on seal ka, siis ta julgeb seda avada. Et ta ei jää sul kehamällu. Muidu me räägime need asjad veel sinna kinni. Tegelikult on ju selline väljend, et inimene istub oma probleemide otsas. Et tõuse püsti, liigutame. Ehk siis see on selline nagu mentaalse ja füüsilise tasandiga samaaegne töö. Hästi äge. Kas see teekond metsarada näiteks või kust te jalutate? Metsas, pargis, mere ääres? Tavaliselt me lepime selle omavahel kokku. Kas inimene valib selle või sina soovitad? Nii, kuidas meil parem on. Ma olen ise hästi liikuv ja ma võin igale poole tulla. Võin kohe öelda, et kus see ei tulnud välja, oli golfirada, sest ma tahtsin ise mängida. Fookus on mujal. Et see toimus pärast siis, kui olime raja ära mänginud, siis me vestlesime. Et mida sa seal tundsid, kui sa nii tegid ja nii. Aga golfiväljakul, kui sa tahad ise kaasa mängida, siis see ei õnnestu. Et mul on ka siuke ebaõnnestumise koht sellega. Aga näiteks Stroomi ranna poole kõndida Merimetsa teel iga natuks aja tagant on pingid, kus sa võid istuda, sa võid keerata metsa poole sisse, sa võid jõuda mere äärde. Need on need kohad olnud siin Mustamäel Männipargis oleme käinud. Tõesti inimene ise, me lepime selle kokku, et ma ei tee seda tööd niimoodi, et mul on iga tund on keegi, eks ju. Ma võtan inimesi väga vähe vastu. Kas see teekond, loodus, keskkond ümbritsev hakkab kuidagi kaasa rääkima selle looga, mida te lahkate seal? See on nii huvitav, et üks päev meil oli lugu sisemisest lapsest, kellega on raske meil kontakti saada. Tavaliselt me ei teagi, kes see sisemine laps on ja miks ta on ja mis tähtsust ta omab. Et see on nagu terve selline protsess. Aga meil oli pisike linnuke kanalisatsioonikaevu peal ja muudkui istub seal ja muudkui käib seal ringi, eks ju. Ja tegelikult läbi selle väikese linnu ta jõudis iseenda sisemusse. Tal tuli meelde, mida ta lapsena tegi. Et loodus ise toob meile need teemad juba sinna samasse. Aga sa pead seda märkama. Kui inimene kõnnib üksinda ja ma mäletan ise ka, kui ma alguses oma nende muredega ringi kõndisin, siis jah. Tunneme tundeid, eks. Kõik tunded on okei. Et siis ma ei näinud mitte midagi. Sa pead natuke seda tausta avama nüüd. Inimesed mõtlevad, et meie ajasime siin nukma siin praegu oma pika lava taga. Aga tegelikult see tuleb sinu enda elust ja sinu enda kogemusest, mis on täiesti, see on vapustav. Mis on täiesti ebanormaalne. Just. Et siin on nüüd üle aasta tagasi läks minu tütar ära. 27-aastane.
ja siis ma olin nagu, no ma ütlesin kõik oma tööd loomulikult ära, ma ei teinud tükk aega üldse tööd. Aga mis ma teie kohta tahan praegu öelda, et see, et praegu pisarad tulevad, te olete loonud siia usaldusliku õhkkonna, sest muidu nad ei tuleks. Aitäh. Ma olen jätnud oma kaitsed maha. Mul ei ole neid praegu vaja. Ma ei tea, kuidas see kaamerasse käib, aga... Ei, ära selle peale mõtle. Ma arvan, et see on väga oluline sõnum inimestele ka, et me võiksimegi oma kaitsed maha jätta ja olla need, kes me oleme, tunda. See on väga ilus ja oluline ja aitäh, et sa jagad seda, mis on toimunud. Et tegelikult on üle aasta sellest möödas ja ma võin öelda, et esimene pool aastat ma kõndisin ja ma ei näinud midagi. Aga tegelikult hakkasid minu oma kliendid, kes olid juba aastaid minu juures käinud, ettevaatlikult küsima, et Pille, kas sa võtad vastu? Ja kuna nad olid nagu ka nii minust hoolivad, siis ma ei teagi, kuda pidi see teraapiaprotsess tegelikult käis. Nemad hakkasid mind jalutama. Just, nime tore ju tegelikult. Aga see tähendab seda, et see kliendibaas on ikkagi nende aegade jooksul olnud juba nii usalduslik ja nii minu inimesed. Ja täna ma ka kõnnin tegelikult ja olen võtnud siiamaani ainult neid inimesi, kellega ma olen varasemalt tuttav. Aga see ei peaks niimoodi jääma, et seda saab ka laiendada. Sellepärast ma ütlesin, et ma võtan väga vähe vastu inimesi. Et ega seda rajakõndi, kuigi see on umbes tund aega, et ega seda 1 või 2 päeva jooksul rohkem seda ei tee. Sul peab jääma nagu oma aeg ka. Et see oli see koht, mida ma kõige rohkem kartsin. Aga nüüd on see tehtud. Kas sa oma lahkunud lähedasega jõudsid ka kõndida ja rääkida? Ma kõndisin oma tütrega viimased 2 nädalat, kui ta sai haiglast koju. Ta haigestus pool aastat, oli haige. Me ei saanud aru, mis tal on. Ta sai tohutult palju ravimeid. Siis ta sai koju ja 2 nädalat, siis me iga päev kõndisime temaga ja ma ei ole see oligi see, kus ma sain temaga nagu päriselt tuttavaks. Aga siis süda ei pidanud lihtsalt enam vastu tal. Et vaat selle kohta ma saan öelda, et see oli üks etapp. Inimene algab, inimene lõpeb siia, me ei tea kunagi, kui pikk see on. See oli see periood. Aga vaat leina kohta ma ei saaks öelda, et see on periood. Kuigi me räägime hästi palju leina perioodist, see tähendaks seda, et tal on algus ja lõpp. Ja see on hästi-hästi halb sõna minu jaoks oli, sest ta ei lõpe. See jääb minuga, kui ma õpin läbi selle elu nägema. See on see protsess. Ja kui ma asendasin selle ühe sõna, perioodi asemel hakkasin kasutama sõna protsess, siis ma vaatan, et ma olen nagu palju teadlikumaks läinud. Ma olen kirjutanud üles sellest päevast alates iga päev oma tundeid, oma mõtteid, mõnikord lühidalt, mõnikord pikam, et see ka päeviku pidamine on olnud hästi-hästi vajalik. Ja kui ma nüüd neid enne siia tulekut ka nagu üle lugesin, siis ma vaatasin, et ma olen ikka väga-väga heas kohas juba, et see on tõesti uskumatu. Ja just tänu sellele, et ma olen mõned sõnad ära muutnud ja see on ka kliendi töös hästi tähtis, et ta leiaks nagu selle sõna, mis nagu teda edasi aitab. Et ma ei saa öelda, et kellelegi teisele võib-olla sobib see periood. Ma olen ise õppinud, mis tähendab lein ja mis etapid seal kõik on. Jah, need etapid olid, aga nad ei olnud üldse nii nagu seal õpikutest meile, nagu ma õppinud olin. See oli hoopis teisiti. See on ikka väga individuaalne. See on ikka väga individuaalne, aga see on kõige tähtsam on jah, et ma leian nagu oma sellisest sõnavarast need sõnad, mis need on. Ja vaata, siin on ka, et me jääme kinni oma emotsioonidesse, aga täna ma juba suudan seda, et ma suudan neid emotsioone reguleerida ja ma jõuan nagu siia emotsioonide taha, mis mõte see oli. Et see oligi see minu tütre mõte, mis praegu need emotsioonid ju käivitas. Ja kuidas ma ütlen, et see periood on läbi? See on protsess. Ma lihtsalt liigun sellest. Ma vaatan nüüd,
ma ei pane seda leina enam kõrvale, ma vaatan läbi selle. Ja mida ma olen tagasisideks saanud, et täna on need teraapiaprotsessid palju sügavamad, palju kuidagi empaatilisemad veel. Kas me saame oma tundeid üldse, kui me räägime tunnetest nagu laiemalt, et kas me saame oma tundeid üldse kuidagi kõrvale panna või niimoodi teadlikult ära lõpetada, aitab nüüd küll? Päris selle sõnaga vist ei saa, jah. Tegelikult saab küll nagu peatada nad, jah. Ja öelda stopp. Ma ei vaja sind enam, sa võid ära minna, aga ma pean alati teadma, mis oli see mõte, mis mind käivitas. Kui ma sinna mõtteni ei saa, siis need emotsioonid... Et kui sa kohe tõukad selle riiulisse... Just, et päris ikkagi niimoodi ei saa. Sa oled öelnud, et tunded pole takistus, vaid suunanäitajad. Laienda palun seda, mida see tähendab? Kuidas sellega saaks nagu töötada enda sees? Jälle see, et märka, mis on see. Et sa ei peagi võib-olla selle tundele nime panema, aga märka, et ta sul tuli, mis ta sinuga tegi. Et kui ta mind ikkagi täna paneb veel nutma, eks ju, siis ei ole see, ta näitab mulle, et sa pead veel selle teemaga, see protsess ei saagi läbi. Ma arvan ka. Ma tahan siia vahele segada, et meil on nii palju erinevaid külalisi käinud ja oleme seinast seina teemadel rääkinud. Ja just see leina teema, ma mõtlen, öeldakse, et nüüd ma võib-olla olen liiga rahv, ütlen, et sa ei tohi üle paari aasta seda leina tunda. Ja mul on alati jäänud selline tunne nagu, et kuidas te ütlete, et just kui mul oleks midagi viga, kui ma ei lase lahti. See võib, ma mõtlen, et leina, see võib olla ükskõik missugune valu. Et kui ma ei lase sellest paari aasta jooksul lahti, siis mul on midagi viga ja siis ma mõtlen, et kuidas ma ei saa teatud asjadest tegelikult lahti lasta mitte kunagi. Kuni oma surmani tõenäoliselt. Nad välguvad siit ja sealt. Ja see, et ma nagu panen kogu aeg niimoodi käed risti ette ja tõrjun neid ära või üritan leevendada, võtan järsku mingi tableti selle peale või tõstan viinaklaasi on ju laualt ja kuidagi üritan peast välja saada. See ei ole see ju. Et see, mis sa ütledki praegu, et sa pead nagu läbi laskma. Võtad vastu. Võtma selle vastu. Lihtsalt aktsepteerid, et see on. Just, ja ükskõik, mis siis sel ajal juhtub. Kas sa oled kurb, kas sa ulud nutta, kas sa karjud, kas sa oled vihane, kas sa naerad, et see on kõik okei. Et sa ei pea tundma, et sa oled hullumeelne. Väga hästi, Anu, ütlesid seda, ütlesin sulle sina praegu. Ütlen, nüüd on kogu aeg sulle sina. Et ei tohi. Me oleme seda lapsena hästi palju kuulnud ja me oleme harjunud seda endale ka ütlema täiskasvanuna. Jah, ma tohin. Jah, ma elan sellega koos. Ma elan läbi selle. Ma vaatan asju läbi selle. See on minuga. Ma saan selle teha tavalist elu elada, sest mulle on ju elu antud. Mina pean ju elama. Sina pead edasi funktsioneerima. Aga ma mõtlen, kas sa saaksid olla ka kogemusnõustaja sellistele inimestele. Tihti inimesed, kes on väga lähedase inimese kaotanud, nad on öelnud, et näiteks ma tulen sinu juurde, sinul seda kogemust võib-olla ei ole, minul järsku hiljuti on olnud midagi taolist, hakkan sinuga rääkima, sõbranna, võtame sõbranna. Ja inimesed ütlevad, ma ei saa rääkida oma leinast või kurbusest nende inimestega, kes ei ole seda ise läbi teinud. Et ma räägiks nagu seinaga, ta tunneb mulle kaasa, ta ütleb, kuidas sul on, kas ma saan sind aidata. Põhisõna on ära murets ja see läheb üle. Seda päris mõistmist nagu ei tule. Ei ole, et see on ainult nende inimestega, kes on selle läbi käinud. Ja ma tegelikult tahakski, et neid inimesi, kes on seda läbi käinud, oleks ikkagi väga vähe. Absoluutselt. Ja tal ei ole seda, ta tõesti ei saa. Ja algus oli sõbrannadega ka see, et nad ei olenud minuga ju suhelda. Suhtlesid minuga teised terapeudid. Need, kes olid minu grupikaaslased. Nemad võtsid ühendust, nemad julgesid seda astuda minuni. Kogu see rajakõnd ongi selleks, et näiteks trauma läbinud inimene, see pole vahet, mis trauma on, eks ju. Et ma olen temaga, ma kõnnin temaga koos. Võib-olla ta jõuab selle märkamiseni rutem kui poole aastaga. Nagu kui mina hakkasin vaatama, et kus ma üldse olin märganud, et näed, et ütleme, et sirelid õitsesid ja ma tegelikult ei tahtnud leida 5 õiega sirelit.
see oleks olnud liiga palju. Leida õnnesõrel keset kevadet, see, kui sa veebruaris oled tütre matnud, siis see ei sobinud. Ma kõndisin Sireli-Põõsast mööda. Et võib-olla, kui ta minuga koos, me leiaksin nüüd kellegiga koos, me oskaksime seda kuidagi läbi selle leina kogemuse teisiti näha. Enam ei hiiliks mööda või ei käiks silmad maas. Ma usun, et ma jõuan inimestega palju rohkem ja palju rutem sinna märkamisse, et ta märkab iseennast. Ja mis ma olen vaadanud, see rajakõne, ma olen selle nagu läbi teinud inimesega. See on palju sügavam ja nagu parem olnud nagu see, väga raske on nagu terapeudi tööd mõõta, et mille järgi me seda mõõdame, et kas see oli nüüd hea või halb töö, eks ju. Aga ma olen näinud, et inimesele on sellest olnud nagu pikaajalisemalt ja nagu sügavam mõju, sest see on läinud nagu tema keha liigutustesse kaasa, tal jääb nagu meelde, et kui me selle pingi peal istusime, ta võib seda rada pärast üksindega käia, ta tuleb see meelde, kehamälusse jääb see liikumine. See on ju täitsa teaduslikult tõestatud, et liikumise ajal tekivad hoopis teised närviühendused on ju ja sügavamad, et väga võimas. Ja ma uurisin ka, et kes ja kus seda nagu ka on praktiseerinud, siis ma leidsin, et Inglismaal on seda tehtud. Jah. Ma mõtlesin, et sa tulid ise täiesti sellise. Aga ma pärast seda, kui ma ise välja kuulutanud selle. Siis sa leidsid selle. Siis ma leidsin selle, ma tänaseks ette valmistada, et kust ma selle peale tulin, eks, et selline nimetus panna ja selline, et see on nagu inglise keelest on tegelikult küll see sõna, jah. Et ma arvan, et kõndides on üks tore asi ka vaata vahel, kui kõnnid mõne oma lähedase inimesega, siis kõndides sa võid isegi vait olla. Ja mitte midagi ei juhtu. Sa kõnnid ja kuidagi täiesti okei on. Kabinetis, kui ma su vastas olen, no mis me seal siis niimoodi seal oleme, et oleks kuidagi nagu imelik. Aga kui sa kõnnid, siis ei ole nagu, siis on täiesti ükskõik. Siis isegi see vaikus on teraapiline. Ja vaata, nagu öeldakse, et millest algab muusika? Muusika algab vaikusest. Me ju kõik tahaksime, et me siselemiselt heliseksime, et meie sees oleks oma muusika, mis meie sees on. Pole vahet, kas sa pead viisi või mitte, aga me tahame ikkagi, et meie sees oleks see korrastatus, korrapära. Jah, see annab hästi palju turvatunnet, kogu see kõndimine. Tal on turvaline liikuda ja tal on turvaline ka pärast üksinda liikuda. Et see tüdruku näide, keda ma nagu aastaid tagasi kooli viisin, et see oli nagu, tuli mul nüüd alles meelde, et ma olen juba enne ka teinud, et see ei ole nüüd. Aga jah, see tuli ikkagi iseenda kogemusest ja just see, et kui palju ma marssisin lihtsalt mööda tänavaid. Õnneks mul on ka väike koer, kes nõudis 3 korda päevas vähemalt õue saamist, aga ta sai 5-6 korda päevas, sest et ruum hakkas rõhuma. Ruumis läks nagu kitsaks. Aga see pädeb kõikide inimeste puhul ikkagi, et mine, et kui sa tunned, et sind ahistab midagi, mõtted on kinni, sul on nagu halb olla, sa ei tea, mis asi see on. Kas see õue minek? Tõuse. Ongi see on see, et tõuse ja öeldakse väga ilusti, et tõuse ja sära. No väga palju oleks nõudnud, et ma säraks, eks ju. Eks ma ikka säran. Loomulikult mul on väga palju toredaid hobisid, millega ma tegelen veel lisaks. Et ja teised inimesed ei pea minu leinaga ennast halvasti tundma, et see on privaatne, aga tegelikult jah, mingi aeg on see lein hästi tihe energia, et seal ei saa öelda, et vabasta oma emotsioone, sest see energia on niivõrd tihe. See lihtsalt on. Mis on kõige hullem, mis võib leinas inimesele öelda, et kas saa üle või küll see läheb mööda või mis asi, mida ei tohiks mitte mingil juhul öelda? Võib-olla tõesti ongi äkki need samad sõnad ja mulle tegelikult ei öeldud neid sõnu. Jah. Et võib-olla lihtsalt võtad käest kinni inimesel või siis... Või lihtsalt ole tema kõrvale. Et ära hakka teda päästma. Ära hakka talle... Tegelikult tuleb küll meelde, mis oli väga ebamugav. Kui mind taheti nagu lõbustada. Et püütakse sind välja tõsta sealt on ju, just kui sinu tunne oleks vale. See... Ma niimoodi ennast ei registreerinud, et see tunne on vale, ilmselt ka nemad ei tahtnud seda niimoodi mõelda, et tule teeme midagi toredat, tule teeme midagi lõbusat. Mida ma ära ei jätnud, oli golfimäng, eks ju.
ja siis saad oma medali kaela, lähed koju, sul ei ole sellest medalist sooja ega külma, et noh, see oli küll koht, kus ma kohe jooksid minema, eks ju. Aga noh, see kuulus selle protsessi juurde, kui sa olid, noh, ma olin ilmselt nii iseendas ilus rahulikult mängisin, et no ma kujutan ette, golfi mängimine võib ka olla tohutult teraapiline. Ta on teraapiline sellepärast, et miks ma võtsin ka nagu sellest rajakõnest maha golfimängu, sest golf on väga, ma olen teda nimetanud nagu selliseks isekaks spordialaks, et ta ei luba teisi asju sinna, ta ei luba teisi mõtteid, sest et noh, ütleme, et minu tasemega võiks mängida, ütleme keskelt läbi mingi väga hea mäng 90 lööki. Aga kui ma teen 100 lööki, ei ole ka halvasti veel, aga järelikult 10 lööki ma ei olnud kohal. Ja see on juba mustvalgel sul kirjas. Et see on nagu väga hea analüüs, enda analüüs, et kui ma lõpetan mängu, mitu lööki ma tegin, mis on minu tase, mis olid kõik ülearus ja oli lihtsalt, mis ma tegin siis sellel ajal, kus mu mõtted olid. Sa olid ära? Ma olin ära jah, aga seda, nii ei mängita seda mängu. Sellepärast ta on hästi isekas mäng. Kas sul on veel mõndasid selliseid toredaid näiteid, nagu sa rääkisid linnuke ja sisemine laps ja siis viisid selle tütarlapse kooli on ju käe kõrval. Kas sul on veel mõningaid selliseid rajakõne edulugusid? Ega neid väga palju veel ei ole, et neid on veel vähe. Kõigepealt ma tegin iseendaga seda, siis teistega nüüd. Noh, kõik need igasugused silla ületamised, eks ju. Igasugused puu juures koos puuga hingamine, mida see puu sulle räägib, eks ju. Seal on nii palju detaile, mida hakata märkama. Näiteks, kui ta hakkab hästi kiiresti minema, minust kiiremini, meil ei ole enam tempo sama, eks, või ta jääb maha, juba need asjad. Et selline metafooride kaudu enda mõtestamine. Ja. Kogu aeg see ongi nagu terapeudi roll olla kõrval ja tegelikult toetada. Võib-olla mitte nii palju jagada selliseid, et tee nüüd nii või tee nüüd naa, see ei mõju mitte kunagi. Kas me saame ise ka ennast metafooride kaudu analüüsida? Ilma terapeudita? Kindlasti, jaa, loomulikult saab. Aga kas peab? Et see nõuab nagu väga palju tegelikult sellist tööd ja see, kui ma nagu ise käisin üksinda, ma võin enda pealt öelda, endale terapeut olla, siis ikkagi ma pidin vahepeal endale terapeudiks olema ja siis vaatama, mis see on. Ja selleks oli nagu see päeviku pidamine, mille kaudu ma siis olin endale terapeut, et ma kirjutasin kõik üles, mis tuli. Ja pärast lugedes said aru, et aha, võt see oli see koht, kus läks niimoodi, kus ma läksin emotsioonidesse jäingi, ei tulnudki emotsioonidest välja, ei jõudnud mõtteni. Sa analüüsid nagu tagant ma sain nagu tagant järgi nagu neid asju vaadata, aga mitte samal päeval kindlasti. Et selleks, et endaga tööd teha, peab olema ikkagi mingisugune selline kõrvaltvaatleja efekt. Kas sa siis kirjutad ja vaatad ise sellele peale või keegi peegeldab. Et võib-olla mõnel inimesel ei ole võimalik minna teraapiasse, et ta saaks kas või kuidagi endaga tööd teha, et nende metafooride või kirjutamisega, eks ju. Ja see kirjutamine võiks olla ikkagi alati käsitsi. Miks? See on nagu kuidagi südame pikendus. Hästi öeldud. Ma ei oska midagi muud öelda. Ilusam ka, oleneb muidugi käekirjast. Sest kui arvutis jälle nagu tuhised sellest läbi, ei keskendu, ei süvene, aga käsitsi sa ikkagi mõtled, mis sa siia kirjutad. Ja lõpuks sa enam ei mõtlevad, kui sul see harjumus tuleb, et sa kirjutad, siis see käsi loob ise seda mõtet juba. Et ma võin öelda, et näiteks minu need raamatud, mis ma olen, neid enam müügis ei ole, need on kõik tunnetes, need on 5-6 aastat tagasi kirjutatud, aga neid saab raamatukogust veel tunnete kohta. Täna ütlevad mulle minu sõbrad, et loe oma raamatuid. Loe ise oma raamatuid. Loe ise ka, mis sa kirjutasid. Mis karbike sul seal veel on? See karbike, mida ma peidan, on see, et üks asi, mida ma teen ja mida ma ei saa looduses teha. Looduses on lihtsalt linnuhääled ja kõik. Ma teen heliteraapiat. Et ma panen need samad kõlapulgad. Ma võtsin täna, neid on 20 tükki. Ma panen nad inimese liigestele kehale, ta lamab
mul diivanil ja ma mängin inimest nagu instrumenti. Wow. Seda ma kuulen inimest nagu instrumenti. Ma pean selle kiirelt. Sest ma ei saa samal ajal ise rääkida, kui ma mängin. Aga jah, tõesti, seda ma nüüd rajakõnnil teha ei saa. See on nagu selline teine minu selline omapära. Ja siis, kui ma pilli mängin, siis ma ei saa ka rääkida, sellepärast, et muusika on ju vesi ja voolab ja mul on suu vett täis, ma ei saa ju rääkida. Et täna ma võtsin kaasa ainult ühe väikese, ühe rea, et mis on nagu tšakratele, alumistele, ülemistele. Et ei ole 7, siin on 6, et see ei ole nagu, see on üks selline päris tõsine teooria on siin taga ja maatriks. Nii. Nendel pillidel, nendel oma, siin on ülem- ja alamhelid eraldi toonidena välja toodud ja need on täpselt mõeldud inimese organid nagu inimese keha vibratsioonidega. Saksamaal on üks selline kunstniku nimega Joogadas, kes on selle välja mõeldud, ta käis siin aastaid tagasi Eestis ka meid õpetamas ja pärast seda ma need pillid ka endale tellisin ja mängin inimesi. Nii lahe. Sa paned need liigestele või? Jah, ma panen ta liigeste peale. Ja kas see siis nagu tervendab inimest või kas sa loed teda kuidagi energeetiliselt sellel ajal või mis see protsess nagu teeb? Ta, jah, mõlemad on õiged. Okay. Et see protsess, kuna meie närvikeskused ju ka ühenduvad siia liigestele, siiapoole ja siiapoole, et siis meil nagu, ma panen ühe kõlapulga siia, teise siia, siis nad hakkavad ise siin omavahel rääkima, et kõlapulgad, mina löön seda, eks ju. Alguses on väga kindel struktuur, mille järgi alustada ja mille järgi lõpetada, eks siis on nagu selge, et algus ja lõpp on sellel mängul. Kui pikk on lugu, see sõltub kõik inimesest. Et liigeste peal need pillid on ja seda on päris paljud mul kogenud. Ja kuidas vastukaja on olnud? Ja vastukaja ongi see, et inimene käib täpselt nii mitu korda, kui ta tunneb, et see hakkab juba lugu tulema. Et ei ole need noodid enam, need lood, nad ei kõla nagu ükshaaval, eks. Nad hakkavad üksteise sisse mängima ja siis see lümfivedelik hakkab liikuma inimeste kehas, eks ju, sellel on ka füsioloogiline põhjus. Need on need nagu alumistele. Päris kõrged toonid ja väga, siin on ju tunda ka, kui sa paneksid käe siia, siis sa nagu tunned seda. Issa, mul läks hambasse kohe. Huvitav. Ja need on nüüd ülemistele tšakratele või energiakeskustele, et ärme lähe väga selliseks esoteeriliseks. Ja siia vahepeale käib ikka hästi palju veel neid pille. Sellel on terve teaduslik struktuur, kuidas ma neid pille inimese kehale laotan. Ma just tahtsin öelda, et see ei ole tegelikult esoteeriline. Vibratsioon on ju täiesti reaalne asi. Ja see mõjutab meie keha. Aga ta on ka väga-väga sügav, et näiteks loomulikult selles protsessis, kus mina praegu olen, ma oleks võinud ju neid endale panna peale. Just. Aga nad on neid nagu liiga. Teate, üks väga huvitav asi on, et inimene tahab hoida sellest leinaprotsessist kinni. Sa ei taha seda lahti lasta. Sa hoiad sellest kinni ja liiga ruttu ei saa peale lennata tervendamisega. Et teeme su ruttu nüüd terveks, eks ju. Öeldakse küll, ma ise ka ju õppinud, et leinaperiood on aasta, eks ju. Et siis on need ja need etapid. Aga see tähendab, et siin peaks siis see lõppema. Kuulge, mul on nüüd natuke üle aasta. Asjad on protsessis, mitte alguses ja lõpus, et see jääb nagu alati. Ja siis ma alguses ise endale ka neid pille ei tahtnud. Mul on selline eraldi alus on, kuhu ma saaksin need pillid peale panna ja ise enda peale siis ka panna nagu kogu selle alusega, et ma ei saa neid liigeste peale enda peale ise ennast mängida. Aga nii ma saaks enda peal ka teha, aga ma alguses ei tahtnud, sest ma ei tahtnud sellest protsessist välja tulla. Ma ei tahtnud leinast loobuda, see oleks olnud. See on ka üks osa lihtsalt. Ma tahtsin selles olla.
ja ma olen täna ka selles loomulikult, aga see ei tähenda, et ma ei saaks enam, ma saan teha kõike. Sa saad funktsioneerida. Jah, ma teen läbi selle ja ma arvan, et läbi selle on minu, need seansid on võib-olla veel sügavavad. Aga pillidega on nagu ühteviisi nagu lihtsam, teistviisi ka jälle raskem, sellepärast, et kui siit tuleb ka väga palju inimese kehast sellist, Anu, sa ütlesid, et sa tundsid midagi. Jaa, ma tundsin siin alalõuast. Vahel ma näen enne, kui inimene seda tunneb. Et see viib nagu mind inimest nägema palju rohkem, aga selleks ongi see, et seda pilliprotsess kestab võib-olla 15 minutit. Kõigepealt me räägime inimesega, siis on umbes 15 minutit pillimängu ja siis ta peab sellest protsessist ka välja tulema. Siis on ka veel see rääkimise koht või põhiliselt nagu kliendi kuulamise koht, kui tal on midagi vaja rääkida. Kas need pillid kõlavad inimese peale erinevalt ka? Absoluutselt. Et sa ise kuuled kohe seda. Mõnel on täiesti helid ristis, jah? Ja vahel on niimoodi, et... Või on tuhk või kirgas. See oli väga hea väljend. On tuhk, jah. Ja ma mõtlen, kas mu pillid on rikki läinud. Wow. Nad ei saa ju rikki minna, eks ju. Aga ju ikka saavad, jah. Nad ei kõla, nad peaks... Ja kas nad hakkavad üksteise sisse jooksma, need helid? Kas sealt tuleb lugu? Siis, kui ma seda heliteraapiat õppisin, siis oli, et inimesel võiks olla 7-10 korda, ta võiks minu juures käia. Aga ma ei ole seda niimoodi inimestele nagu rangelt öelnud. Et me otsustame nagu ise, et luban nagu kliendile otsustada. Ma usun, et klient on piisavalt tark, et ja teab, millal ta tahab tulla jälle. Ja siis me näeme, mis lugu jälle tuleb, eks, ja see lugu on iga kord erinev. On alati nagu sellesse loosse sisenemine on teatud struktuur ja sellest loost välja tulemine on täpselt struktuur. Aga mis seal vahepeal toimub, see on inimese enda looming või nagu tema keha looming, et ta ütleb, et mis helid seal. Ja siis need kõlapulgad seal inimese keha peal hakkavad minuga rääkima. Et sa saad ikkagi infot siis läbi selle? Ja ma saan natuke palju, natuke rohkem, kui ma mõnikord tahaksin. Ongi nii, jah? Aga selle info jagamine on see, mida klient küsib. Aga oled sa aus, siis ütledki, et... Ma küsingi tema käest, et kas ma olen sinuga aus või kena. Mõtle, kuidas vastata? Kuidas vastata sellisele küsimusele, Maria? Kas ma olen aus või kena? Et on täiesti aktsepteeritav, kui ta ütleb, et palun ole täna minuga kena. Miks mitte? Siis ma räägingi sellest, mis oli kena. Aga enamasti inimene tahab saada seda informatsiooni sealt. Et mis on seal veel. Ja on olnud ka... Võt praegu, väga hea, et ma sellest räägin. Praegu mul tuli meelde, et ma tegin aastaid tagasi ühele inimesele ka seda, kes oli just leinaprotsessis. Ja ma ei seostanud seda, kui ma ise pool aastat ma ei saanud neid pille üldse puutudagi, siis temaga oli samamoodi, et me panime pillid peale ja stopp ütles ja palus need ära korjata ja rääkis, ja siis rääkis oma leinaloo alles. Ta ei olnud enne seda rääkinud. Mina ei teadnud, ta ei olnud mulle seda lugu avanud. Ta tuli lihtsalt, et äkki need pillid, ta soovis rahunemist ja soovis nagu ennast rohkem teada saada. Ja siis tegelikult läks see protsess ikkagi väga-väga sügavaks meil. Ta sai rääkida ära oma leinaloo, ta sai rääkida kõik selle, mida ta polnud mitte kellelegi enne väljendanud. Ja minu meelest me sellel päeval enam uuesti nagu ei teinud seda heliteraapiat. Vaat selleks peab heliterapeudil olema ka see teine, ka kõik need teised nõustamisoskused, et läbi muusika võib tulla väga-väga palju informatsiooni inimese seest. Ja kui see omal käel hakkad sellist asja praktiseerima või ütled, et sõbrannale, et tule pane mul siia, teeme sellist helivärki. Kas ma võin kahju ka teha teisele inimesele sellega teadmatusest? Tahan head, mõtlen, oi kui äge, vaatan ka praegu neid pille, nii apetiitsed, miks mitte proovida, aga teen endale hoopis kahju teen. Ma väga ei usu, et muusika ja vibratsioon saaks halba teha. Halba teeb võib-olla see, et me hakkame tõlgendama.
see oli kindlasti sellepärast nii. Ja siis see sõbranna räägib veel oma loo, et mul oli ju ka veel nii. Ja siis me võimendame selle loo nagu kosmiliseks. Et see lugu läheb väga kosmiliseks, see ei ole enam, see läheb lugudeks. Aga inimene võiks välja astuda oma lugudest. Ja tegelikult täna, miks ma olin nõus, Moonikale ei saa ka ei öelda, eks ju, kellega ma olen nii aastaid koos golfi ajakirja, mis siin kõik tegime, et imeline inimene. Et see on ka täna selline, et kas ma täna suudan juba, kui juba on aasta ja mõned kuud on möödas, kas ma saan juba rääkida? Ei saanud. Ja väga okei. Et et võib-olla see julgustab ka teisi oma loost rääkima, oma lugusid jagama, et sa ei pea olema nagu valmis või terve. Jah, päris siuke haavatud terapeut ei saa teraapiat teha. Ma ikkagi päris pikalt ei teinud mitte midagi, et ma siis, kui tütar haigestus, siis ma juba lõpetasin töötamise, et olla tema jaoks olemas ja käia temaga, käia seal, kuhu ta jälle haiglasesse sattus. Või see viimane 2 nädalat olla täiesti tema jaoks kohal. Ja ka pärast seda, et mis ma võiks, või ta kuidagi jälle tuli see Leina teema, tuli uuesti üles, et see esimene kuu läks küll selleks, et ma kogu aeg vaatasin, et teistel oleks hästi ja oli ka organiseerida kõike. Vaat siis see teine kuu võiks öelda, et oli kõige raskem, et kui sa jäid järsku üksinda ja kuna minu töö on ka nii sensitiivne, nii tundlik, siis mul ei olnud mitte mingit võimalust kliente vastu võtta. Et teised, kellel on nagu teistsugune töö, nad said minna oma tööle ja sa jäid nagu päris üksi. Ja tihti vaata mõned inimesed ütlevad, kui nad on just värskes leinas, et see töö päästab neid. Jah. On ju, et kas on see näitleja, nii meelelahutaja isegi ütleb, ta läheb hea meelega lavale, sest ta saab sellest leinast nagu välja hetkeks, on ju, ta teeb oma tööd. Aga sul on täiesti vastupidi. No see oleneb vist tööst. Mul on selles mõttes vastupidi jah, et mul ei olnud enam seda tervet osa, millega kuulata teist inimest. Ma ei saa läbi lõputult, nagu läbi oma loo teist inimest vaadata. Sest sa töötad ju tunnetega ikkagi. Ja kui sinus endas on parasjagu nii intensiivne protsess on ju. Teistpidi oli see jälle see, et kuna ma võtsin selle aja ja siis võtsin ka oma need terapeudist sõbra, kes jaksas olla. Tegelikult teraapiat seal ei olnud, ta lihtsalt jaksas olla minuga ühes ruumis. Aga seal ruumis oligi väga ebamugav. Imelist tööd ta oleks saanud minuga teha, aga leinas oleva inimesega ei saagi mingit tööd teha. Tema jaoks peab olema lihtsalt olemas. Lihtsalt ole mu kõrval, lihtsalt ole minuga. Ja selleks oli mul inimesi, kes jaksasid. Ja nii ma siis liikusin ja võib-olla sellepärast ma olen nüüd, et kuna ma ei pannud seda ära kõrvale, ma jäin sellesse hästi teadlikult. Mul oli ka äratuskell, et nüüd on aeg lõunat süüa. Niisugused asjad lähevad täiesti meelest ära. See ei ole nagu üldse primaarne söö jaoks. Mul ei ole mingit isu. Et selline päevakava, distsipliin iseendaga, päeviku pidamine. Ja võib-olla ma olen see protsess liikust võib-olla siis sügavamalt ja tugevamalt. Ma olen näinud oma ema, kes seda protsessi ei teinud. Mu vend oli 17, kui ta lahkus. Minu tütar oli 27, mulle anti 10 aastat rohkem. Ma olin ise väike 6-aastane, kui mu vend lahkus. Et ma olen kasvanud ju leinas üles tegelikult ja mu ema kogu aeg ta ei tegelenud sellega. Ma ei tea, kas see on mingi, ma ei tahaks öelda, et see on nagu mingi suguvõsa tervendamine, aga võib-olla on. Sest ka minu vanaema kaotas lapse. Aga võib, kui see nii pidi minema, siis on, et ma väga ei analüüsi seda. Aga mul on olemas nagu need näited, kui leinaga ei tegeletud. Ja see ei olnud hea.
see ei olnud ümbritsevatele hea. Kas ma tegin seda nüüd siis teadlikult, et ma teeks teisiti, kui ema tegi? Ma tegin seda, mida ma oskasin sellel hetkel ja kuna mulle anti see aeg ja see ruum ja see koht ja võimalus sellega tegeleda, siis ma läksin hästi sügavuti ja püüdsin sellest kõigest tulla veel, noh, liikuda. Ma arvan, et sa ei ole veel sellest, et see protsess jätkub. Meie saateaeg on oomamatult lõpuni jõudnud. Aga meil ei ole saates olnud sellist inimest, kes on hulgenud nii avalikult ja ennast. Ühte raamatut tahaks teile näidata, mis mind hästi palju aitas. Leina aju. Ja sellel on populaarteaduslikult ära seletatud, kuidas ei ole võimalik leinast lahti lasta. Et kui sa oled igal öösel tõused, et vetsu minna ja lööd oma puusa laua nurga vastu ära, ühel päeval sul ei ole seda ranna ära. Sa aju ei tea, sa aju ikka hoiab sellest eemales. See on see, et need protsessid ajus ei toimu nii rõttu, et see, et sa pole sellest veel välja tulnud, on absoluutselt õige. Sellest ei ole võimalik. Sellest ei ole, see ei käi niimoodi. Ma arvan, et see on väga oluline, et sa täna oma lugu siin jagasid. Ma tea, võib-olla ka sina ise said enda sees ühe järgmise sammu teha seda jagada siin. Ja kindlasti vaatajad ka, kellel on sarnane kogemus olnud. Ehk kindlasti said väga olulisi praktilisi samme. Ma täna olen ka jaksan olla inimese kõrval, kes ei pea olema samas protsessis. Ei ole vahet, mida ta kaotab, mis lein on. Aga mul on täna juba valmis olek ja jaks temaga koos kõndida, aga mitte temaga nii palju koos seal kabinetis koolis kinni istuda. Aga tänu sellele tuli jah, see hea kõne. Ja võtame selle hea, mis saab tuli just. Lõpetame heaga. Aitäh. Aitäh teile kaarusema.